Jah, aitäh. Viimased tunnid majanduskomisjoni esimehena, nii et selline positsioon. Aga tere kõigile ja tore teid siin näha. Täna on siis see päev, kui valitakse välja nii-öelda parimad nendest ideedest ja tore on see, et täpselt 3 kuud tagasi olime me siin samas konverentsisaalis, kui me rääkisime erinevatest ideedest, mis tooksid majanduskasvu. Tänaseks need ideed, mis tol korral siin saalis arutusel olid, on edasi saadetud siis kõikidesse vastavatesse Riigikogu komisjonidesse, nii et Riigikogu komisjonid arutavad, mis nendest ideedest siis edasi saab. Ja on kindlasti tore, et nendest esitatud ideedest valitakse välja parimad ja sellel kõigel on juures nagu teatud võistlusmoment. Et ma tean seda ise väga hästi, sest ma just tulin ühelt suurelt võistluselt nimega valimised ja see kõik muudab asja põnevamaks. Aga minu arvates on selle ideede korjamise väärtus on hoopis muus või mujal. Et väärtus on esiteks seal, et inimesed lasevad siis mõttel lennata ja tuleb häid ideid. Teiseks on väärtus kindlasti selles, et neid ideid siis vaadatakse, arutatakse ja tänu sellele saab siis kogu ühiskond edasi arendada. Aga kindlasti peaks olema väärtus ka selles, et valitsejad saavad ideid, mida siis ellu rakendada, kuidas seda ühiskonda toimima panna ja Eesti elu edendada. Paljud ideed on nendest tehtavad, kui nende taga on inimesed ja loomulikult need inimesed, kes neid ideid esitavad, kindlasti neid ideid ka igati ajavad, aga midagi ei ole teha, kui sinna taha ei tule valitsejate toetust, siis nendest ideedest, mis sellist toetust vajavad, tegelikult ei pruugi asja saada. Seetõttu mul on väga hea meel, et ka neid ideid me arutame jällegi siin Riigikogu konverentsisaalis ehk siis seadusandja ruumides. Aga lisaks Riigikogule on siiski vaja ka valitsuse toetust, midagi ei ole teha. Ja tõsi on, et paljud nendest ideedest tunduvad julged, suured, võib-olla isegi ehmatavad ja liialt riskantsed. Aga kui vaadata neid ideid või siis ühiskonda selliselt, et nende ideede rakendamine on justkui investeering, samamoodi nagu äriühing, kui ta teeb investeeringut, siis kõigepealt see toodab miinust, seejärel, et pärast plussi toota. Ja samamoodi peaks vaatama nagu erinevate ideede puhul, et tõepoolest ta võib tuua lühiajaliselt kulu, kuid ta võib tuua selle tulemusena nagu pikemaajalisemat kasu ja sellest ei tohi mööda vaadata ja riik peab olema valmis ka neid riske võtma. Loomulikult peavad need riskid olema kaalutletud ja läbimõeldud, aga mitte midagi tegemine tähendab lihtsalt seda, et lõpuks meie varasalvede raha on lihtsalt ära kulunud ja sinna midagi peale ei teki. Ei maksa unustada seda, et me oleme nii riigi kui majandusena oleme ikkagi maailma konkurentsis. Riigid konkureerivad inimeste peale ja inimesed inimeste vaba liikumise tingimustes liiguvad sinna, kus neil on hea palgaga tööd ja hea palgaga tööd on nendes kohtades, kus selleks on vastavad võimalused loodud. Ehk siis nendes riikides, kus osatakse paremini ära kasutada oma konkurentsieeliseid ja keerata need siis riigi ja rahva konkurentsivõime kasuks. Me oleme väike riik ja meil on selles suhtes tohutu eelis, et me oleme paindlikud ja me peaksime seda ära kasutama. Me saame teha asju, millest suured riigid võivad ainult unistada. Me saame ka asju kergesti tagasi pöörata, kui need ei lähe õiges suunas, kuigi see loomulikult ei ole hea praktika. Tõsi ta on, et paljude ideede kriitikaks võib öelda seda, et pole võimalik lõpuni kindel olla, mis see mõju ikkagi on ja kas ta sellist positiivset mõju toob. Ent samas senikaua, kuni idee pole rakendunud, siis polegi võimalik seda ju reaalselt hinnata. See on samamoodi nagu Euroopas raudteede ehitamisega on olnud, et
nii kaua, kuni seda raudteed ei ole, ongi kõik uuringud, millist kasu majanduslikult või ühiskondlikult see raudtee toob, ongi puhtalt hinnangulised, sellepärast et seni, kuni ei ole raudteed, ei saa seda ju ei saa seda mõõta. Ometi muideks kõik need tulemid on olnud pigem positiivsed, kõik on hinnatud tegelik kasu on olnud suurem kui esialgne hinnang. Mida ma tahan sellega öelda on see, et enamus ideede ellu rakendamine ongi poliitiline otsus, mitte majanduslik otsus. Sa ei saa seda kaalutleda puhtalt Exceli tabeli põhjal, sest et sul ei ole lihtsalt vajalikke osiseid. Aga nagu ma ütlesin, on see investeering ja risk, mida riik peaks võtma. Ma tänan kõiki, kes oma ideid esitasid ja panustasid. Ma tänan Arengufondi, kes on neid ideid kogunud ja ka selekteerinud koos siis auväärse žüriiga. Ja ma kindlasti tahaksin valitsejatele, keda liiga palju siin saalis ei ole praegu, südamele panna, et neid ideid kaalutakse ikkagi tõsiselt ja ma loodan, et ma saan ka ise siin kaasa lüüa. Aitäh!